sain siis ka uue juunikuu tervendaja ajakirja endale, kus siis on siis minu pilt esilehel. Ma tegelikult ei teadnud, et minu pilt siia tuleb. Ja noh, aga mis seal ikka. Tekst on vähemalt aus. Ja olen siis 5. leheküljel juba. Ja vähidiagnoos, mis päästis minu elu. Siin on praegu vist see tekst on tagurpidi. Aga ma loen siis natukene ette. Vähidiagnoos, mis päästis minu elu. Jah, vähidiagnoos päästis minu elu, sest kui ma ei oleks saanud vähidiagnoosi, siis ma ei oleks ärganud ja hakanud elama seda elu, mida ma päriselt elada tahan ja millest ma päriselt olin unistanud. Ehk siis ma elasin näiliselt sellist näilist elu, aga minu sees oli nii palju ebakõlasid, energeetiliselt nii palju sassis mustreid, traumasid, uskumusi, programme, mis töötasid minu vastu ja mis kulutasid minu eluenergiat ja panid mind lõpuks iseennast vihkama, oma elu vihkama ja siis ei jäägi muud üle, kui lajatada sellise diagnoosiga, näiteks nagu vähk. Ja mina selle äratuse käigus siis nii-öelda sain aru, kuidas ma senini olen elanud. Ja siis ma sain aru, et see ei ole tegelikult elu, mida ma tahan elu lõpuni elada. Et ma olen nagu nii valesti elanud. Ja see ärkamine tegelikult toimuski põhimõtteliselt niimoodi. Ja ma olen mega tänulik selle eest täna, et ma sain sellise diagnoosi. Mõni inimene ei ärka ka seda diagnoosi saades. Mõni inimene ärkab näiteks saades mingi muu kogemuse. Ja mõnda inimest ei raputa mitte miski oma eluteele minemast. Ei vähk ega mitte midagi muud. Ma loen siit mõned kohad. Vaatame, mis esimese hooga lihtsalt silma hakkab. Siin on päris mitu teksti. Siin. Ja siis on ka veel juba tõttasin ette see lehekülg. Siis on siin väga pikk tekst. Siin väga pikk tekst. Ja ongi kõik. Ühesõnaga infot on päris palju. Mina tutvusin selle tekstiga, mis nad siia ajakirja panid õnneks enne, aga mõnikord võib juhtuda inimestega, et nendest tehakse lugu ilma, et nad teaksid. Tänapäeval on seda hästi võimalik. Ja mõnikord sa tahad ise saada ajakirja ja öeldakse, et me ei võta sind, ehk siis on igasuguseid variante. Minul siiamaani õnneks on olnud ajakirjanike ka pigem head kogemused. Siiani on olnud 3 kogemust. Ja 1 oli nendest ebameeldiv ja 2 olid väga head. Seega nagu on siiani pigem head olnud. Jah, minu elu varises silmapilkselt seda diagnoosi saades kokku, aga see pidigi varisema sellepärast, et edasi jätkates sellisel viisil polnud võimalik. Haigestumiste põhjuste üle mõeldes ma hakkasin lõpuks kõigest aru saama. Ja ühel hetkel, kui ma mõistsin, et arstid ravivad ja teevad oma parima, et see sümptom kehast eemaldada. Aga kõige olulisem on see, et miks ma selle sain või kuidas ma selle sain. Ja see juurpõhjus tuleb siis nii-öelda meil ise välja selgitada ja ära tervendada, et see ei tuleks uue ringiga tagasi. Ja see on see siis, milleni mina jõudsin. Ja see oli sellise ärkamise üks olulisi nüansse, et tegelikult on olemas ka veel need algsed põhjused, kuidas ma selle supi sisse nii-öelda sattusin üldse.
ma hakkasin käima hästi palju erinevates teraapiates. Kallistusteraapia oli hästi märgilise tähendusega, regressiooniteraapia, sisemise lapse tervendus, konstellatsioon. Need on need esmased, mis mul praegu meelde tulevad, aga ma tegelikult tegin päris palju tervendust, sest et sellist valesti elamist oli väga palju. Kuigi öeldakse, et me ei ela ju, mitte midagi ju pole tegelikult meiega valesti, lihtsalt see on juhtunud mingite asjaolude tõttu, millest me ei ole teadlikud olnud. Olen tänulik arstidele, et nad eemaldasid mu sümptomi. Aga sümptomid tekitavad juurpõhjused jäävad ju ravimata ja need tuleb meil endal üles leida, et haigus tagasi ei naaseks. Keha energeetilisest konfliktist võsuvad füüsilised haigussümptomid. Ainus viis terveneda on see konflikt kehas ära lahendada. Kas teadsid, et kõik organid teie kehas tunnevad samu emotsioone, mida teie? Keha ei ole eraldiseisev mingi elutu tomp. Kui meil on emotsioonid elusad, me tunneme emotsioone ja need on elusad, see on elav, energeetiline, võnkuv energia meie keha sees, siis täpselt samamoodi reageerivad ka kõik meie organid meie kehas. Iga organ reageerib meie energiale, kuidas me mida tunneme. Ja see meie füüsiline keha, kui meil on silmahaige, kui meil on kõrvahaige, kui meil on kaelahaige, kui meil on südahaige, kui meil on üks haige, siis see ei ole mingi suvaline elutu tomp, mida me lihtsalt võtame ära korraks ajutiseks ja siis see on kadunud. Aga kui me edasi toidame iseenda keha nende samade tunnetega, emotsioonidega, traumadega, miks see tomp meie kehasse kuskile tekkis, siis me tegelikult oleme seda valemit lahendanud ainult poolikult. Meie füüsiline ja emotsionaalne keha teevad koostööd, need ei ole kaks eraldi seisvat mehhanismi. Mida rohkem ignoreerid tasahilju tulevaid sümptomeid, seda kiiremini tekivad ka raskemad haigused. See, kus haigus välja lööb, annab väga palju teavet inimese haiguse seisundi, traumade, hoiakute ja elustiili kohta. Ning seda lihtsam on tegelikult tuvastada ka ära juurpõhjust. Täna ma olen sellel teel, kus kui keegi tuleb minu juurde ja ütleb, et tead, mul on kuskil keha osas mingisugune sümptom, siis tegelikult juba ma saan aru, mis on tema teema või mis suunas see algse tekkepõhjus või see juurpõhjus siis tegelikult läheb. Need dünaamikad lihtsalt korduvad ja korduvad ja korduvad ja siin ei olegi tegelikult juhuseid enam, et ühel inimesel on nii või teisel on naa, sest need algsed tekkepõhjused hakkavad korduma ja see on see nii lihtne informatsioon, oma kehast arusaamise informatsioon, kuidas tegelikult oma keha hakata lugema. See on tegelikult lihtne. Siin ei ole midagi keerulist. Tegelikult on kõik väga lihtne. Aga et sellest aru saada seda, ma ei tea, ei õpetata mitte kuskil koolis oma keha tundma õppimist, oma kehast arusaamist, oma emotsioonidest arusaamist, kuidas need mõjutavad meie füüsilist keha kuni haigussümptomite tekkimiseni. Seda õpet ei ole kuskil. Seda õppeainet ei ole veel välja mõeldud, kuigi see võiks olla tõesti esimesest klassist enesest mõistetav enesehügieen, nagu on hammaste pesu hommikul ja õhtul, iseendast arusaamine. Ja mida siis teha, kui midagi on juba välja löönud või siis kui mul on mingi selline emotsioon, millega ma ei saa hakkama ja nii edasi. Iseenda keha tervendamine on tegelikult täiskohaga töö. Mina peale enda vähihaigust, mul läks 2 aastat aega, et
ära tervendada kõik need sümptomid, mis olid tekkinud selle ravi käigus, kõik mida mina siis võtsin vastu. Sest ma lihtsalt ei olnud teadlik, et mingid muud variandid ka on võimalikud. Selleks läks 2 aastat. Ja see oli pikk protsess ja kõik need teraapiad, kus ma käisin, need võtsid samuti tegelikult nii-öelda 2 aastat aega ja mitte keegi mulle midagi ei öelnud, et mine sinna või tervenda seda või sul on see vaja tervendada, vaid ma lihtsalt ise hakkasin kuskilt otsast minema. Lihtsalt sisetunne ütles Maris, mine sinna teraapiasse ja ma usaldasin ja ma läksin. Siis tuli järgmine juhatus, et Maris, nüüd on vaja minna näiteks kallistusteraapiasse. Oi, kus ma kartsin, oi, kus ma puiklesin, oi, kus ma ei tahtnud sinna minna. Nii ebamugav oli, et miks mulle seda vaja ja mul pole seda vaja. Ja mis see ikka annab ja mis see lihtne asi annab. Aga see tervendas ära väga trobikond tollel ajal. Trobikond asju. Ja kõik need teraapiad, kus ma käisin, need olid väga märgilise tähendusega. Ja ma lihtsalt hakkasin otsast pihta ja ma järgnesin oma sisetundele. Ja ma ei jätnud jonni enne, kui ma olen täielikult jõudnud sinna, mida ma tegelikult otsin, miks ma sain, kuidas ma sain ja mida ma pean ära tervendama, kuni selleni, et ma selle tervendan. Ehk siis selline jäärapäisus oli minul väga suureks trumbiks. Ja tugev sisetunde juhatus, mis suunas mind kogu aeg õigete inimesteni, õigesse kohta, õigesse teraapiasse. Ja minu asi oli lihtsalt järgneda ja usaldada, et tuleb sellest parim tulem. Ja sellest tuli parim tulem. Sest kui ma oleks mõistusest hakanud iseennast tervendama, ma ei oleks jõudnud siia kohta, kus ma tegelikult olen täna. Kehatasand on tark. Tema ootab, salvestab ja ootab. Lõpmatult ta oodata ei jõua ning siis annab ta meile märku haigusega. Ja siis me oleme heitunud, miks see sümptom tuli. Minu elus ju tundus kõik nii hästi. Ja siis me tunneme muret, kuidas saaksime selle võimalikult ruttu vaigistada. Aga siis tekivad uued sümptomid, sest te ignoreerisite eelmisi. Ja kuni me ise alateadlikult toidame iseenda sisemist konflikti kuni sümptomi tekkimiseni, siis üldjuhul ravimid ei toimigi. On väga palju juhtumeid, kus me ise tegelikult ei muuda mitte midagi ära. Vaid me võtame siis neid ükskõik mis tahes asja. Siis lõplikult me ei saa terveneda, sest me tegelikult ise toidame seda tekkepõhjust edasi. Maris usub kindlalt, et kõikidel inimestel on võime ise terveneda. Aga meie peame kaasa aitama. See on meie kõige suurem vastutus. Tervenemine sõltub sellest, millisesse järku sümptomil on lastud areneda ning milline on inimese iseenda sisemine soov. Kui sa lähed näiteks ka mõne terapeudi vastuvõtule ja ütled, tee mind korda, siis see ei toimi. Kõige suurem vastutus on sinul endal. Sinu keha on kui täiuslik energeetiline süsteem, mis töötab tervikuna. Kui üks tähtis lüli logiseb, logiseb ka kõik muu. Terve valem logiseb. Jälgige enda keha märke enne, kui on hilja. Maris teab, kui raske on tegelikult hakata ise ennast kõrvalt vaatlema. Kui seda pole kunagi tehtud ja kui seda pole mitte kunagi õpetatud ja kui me isegi ei tea, et see on tegelikult oluline võti. Aga tehke üks samm korraga. Teie asi on hakata minema ja lihtsalt usaldada seda teekonda.
kõige tähtsam on tegelikult enda käest küsida, kas sa oled päriselt õnnelik või sa teeskled, et sa oled õnnelik näiliselt, et meeldida teistele. See on väga suur energeetiline lõks, kuhu hästi palju meie energiat kaob ära ja mis hakkab siis lõpuks meie vastu tegelikult töötama. Ilmvõimatu on keha mõistusega ära petta. Kui meil on tõesti mingi halb tuju ja me ütleme läbi mõistuse, et tegelikult on kõik korras, aga keha tunneb, et tal on raskus, halb, kehv, ta ei jõua, ta ei jaksa, siis kes jääb peale? See energeetiline tunne, mis tegelikult tunneb kehas, et mul on raske. Ja kui me nüüd mõistusega ütleme, et tegelikult on kõik hästi, ma ei viitsi sellega tegeleda, ma ei viitsi sellele mõelda, ma teesklen, et mul on kõik hästi, siis keha salvestab ka selle, et sa teeskled. Pluss ta salvestab selle emotsiooni, mis jääb siis nii-öelda peitu, kinni, luku taha, aga aktiivsesse olekusse. Maris ütleb, et inimesed võiksid hakata mõtlema selle üle, miks on viimasel ajal väga palju füüsilisi tervisehädasid. Ja see on sellepärast, et inimese keha ei jaksa mängida enam seda mängu. Ta ei jaksa aastast aastasse alla surutud emotsioone enam kinni hoida ega teeselda. Kui meie nii-öelda olek ja tõeline olemus lähevad hästi kaugele üksteisest mööda ja tekib nii-öelda selline lõhe sinna sisse, siis seda lõhet hakkab täitma lihtsalt füüsiline sümptom. Juurpõhjust on võimalik siis tervendada ka selliselt, et sa lihtsalt energeetiliselt hakkad minema mööda sündmusi sinna kohta tagasi kuni selle hetkeni, kui sa olid veel terve. Ja siis sealt sa saad informatsiooni, mis on läinud valesti ja mis on vaja täpselt ära tervendada. Seega, täiega mõnus lugemine sulle. Saad veel erinevatest poodidest, Selverist, toidupoodidest ja maksab siis 2,90. Nii et mõnusat lugemist sulle ja taipamisteni ja avardumist.